nii, bismillah, alhamdulillahi wa salatu wassalamu ala rasulillah. Alustame siis järgmise tunniga. meil on siin lehekülg 22 on siis see tund, mis raamatu järgi on 11. tund, on jäänud pooleli. Mis lehe- See on 22, vaata selline araabia nende numbritega siin all selliselt on see. ja võtame siit ülevalt hakkame pihta, siin on nüüd tegelikult juba fraasid ehk siis mitu sõna koos ja mõned on päris pikad tegelikult. ja, ja alhamdulillah, selle raamatu puhul ongi see eripära, miks see nagu hea on, et need sõnad ja asjad, mis siin fraasid tulevad, need on kõik Koraanist, et siin ka siis juba Koraani sellised fraasid. aga hakkame siis ühekaupa niimoodi neid võtma, ma loen ette nii nagu nad ka ühe sellise tähekaupa on, aga, aga muidu teie saate siis pärast lugeda lihtsalt neid sõnu. Ähm, Lihtsalt tahan öelda, et Hamza ja mina oleme ühe telefoni peal, nii et kui on vaja Hamzat näiteks tuua, siis ta on minuga, et me oleme ühe telefoni peal. okei, selge, siis on teada. jah, Ja ega ma ei tea, Jakob, Joonas, ega teiega, okei, mul näed, Joosep on ka, mul oli seal niimoodi ees, et ei näidanud hetkel seda kõiki teid, nii et selge, siis olete te kõik täna olemas. Nii, aga hakkame siis vaikselt siit pihta. Ähm, äh, siin mäletate jälle, et kui meil oli see älli juures oli see älif, siin on noh, älif lääm, kui on see määrav artikkel. ent noh, siin ta ei ole nii hästi näha, aga siin näiteks on alguses see älif lääm määrav artikkel nagu thõ ja siin samamoodi. et siis me tegelikult seda älifit seal ei häälda, üldse ei loegi välja. et siin me loemegi siis niimoodi kääf, fätha, lääm, sukuun, käll. et me võime selle älifi sinna lugeda, aga me ei häälda nagunii teda välja. Nad võib ka öelda, et käef, fätha, alif, läm, sukuun, kell. aga kui me ta hääldad, siis väga vahet ei ole. Nii, ain, käsra, hää, sukuun, ih, kell, ih, nuun, käsra, lääm, sukuun, nill, et siin ka jätame selle älifi vahele. kell, ih, nill, miim, fätha, nuun, sukuun, männ, kell, ih, nill, männ. Fää damma, vau, sukuun, fuu, vau ei pea siis sukuuni jälle märgitud, aga siis kui pikk häälik on, siis on alati sukuun. Källe ihnil manfu, shiin käsra shi, källe ihnil manfush. proovime seekord niimoodi, et kuna need on sellised fraasid ja natuke keerulisemad, proovime kohe nagu teiega koos ka hääldada, et võib-olla pärast teeme kõik ka järjest niimoodi, aga praegu ka juba, et proovige seda hääldada niimoodi, et teeme siit niimoodi täitsa ühekaupa praegu, et Hood, sina oled seal esimene mul. nii كائن المنفوش. väga hästi, Hamza, Ähm, kas ta peab sama öelma või kuidas? kas ta peab sama, sama öelma, jah? sama see fraasi ja loeme praegu, jah. kell ih kell ih jah, kelle nii, المنفوش. väga hästi. Jakob, كالإحن المنفوش. väga hästi. Joonas, آه kell, كلمة آه عين nii, عهني المنف لام المنفوش. آه nii, Joosep,
كالعهن المنفوش. väga hästi, tubli. Teemegi selle ülejäänud tunni niimoodi, nii et selles mõttes pange kindlasti tähele. Need, kes esimesel loevad endale natuke raskem, aga ma püüan järjekorda ka natukene siin segi ajades, et ei ole niimoodi, et alati on esimene sama ja viimane sama. Aga lähme siis järgmise juurde. Üks asi soovitus ka veel, et kui teil on ja teil peaks olema raamatud ees ja sellepärast need said teile ka saadetud, on ju, et kirjutage need tähed, mis teil ei ole nagu selged. kirjutage sinna lihtsalt eesti keeles, näiteks noh, siin võib-olla ei tunne aini ära, kirjuta sinna kuhugi noolega siia alla või üles ain, on lihtsalt nagu eesti keele tähtedega A, I, N nagu noh, põhimõtteliselt nagu mehe nimi on ju ain. ja siia panete hää näiteks on ju hää nagu hash ja lihtsalt, et noh, need tähed, mis ei ole teil meeles, tõmbate noolega, see aitab teid, et te teete endale lihtsalt lihtsamaks seda selliselt. kui kellelgi on vaja korraks ära käia vahepeal niimoodi ja võtta see raamat ja mingisugune pastakas või midagi, et siis võite vahepeal vaikselt vabalt ära käia. Aga praegu läheme siit edasi. Lääm, fetha, jääsukuun, läi, lääm, fetha, lä, läile, تاء ضمة لام سكون تل ليلة تل قاف فتحة دال سكون قد ليلة القدر را كسرى ري ليلة القدر. nii, võtame nüüd teistpidi, Joosep, sina esimesena. Leilatul Qadri. jah, väga hästi, Joonas. Leilatul Qadri. ütle veel korra, seda vaata kohta siin rahulikult. Leilatul Qadri. väga hästi. Jakob. Leilatul Qadri. väga hästi. Hamza. Leilatul Qadri. ja Ehud. Leilatul Qadri. jah, väga tublid, kõikidel tuli hästi, ma arvan, et sellepärast ka, et see on selline tuttav fraas on ju, kõik olete kuulnud seda. Teate, mis see tähendab? see on nagu, noh, see on see öö, mis on, ma ei oska eesti keeles jah, öelda, aga no prantsuse jah, keeles ma oskan, see on nagu eesti öö, keeles on mis, veel ettemääratuse või saatuse võib jah öelda, et kas keegi teab, mille poolest ta on väga eriline, see öö? kas see ei ole see öö, kus prohvet Muhamed sallallahu alaihi wasallam reisis? ei, Äh, ei ole. ei ole. see on teine asi. Aga sellepärast, et Koraanis on ka öeldud selle kohta khairun min alfi shahr, et see Kas on ei ole see, et nagu see, kuidas öeldakse, Äh, et ta on nagu maast nagu kõige ligidamal või nagu, sa mõtled nüüd, see on midagi muud, sa mõtled võib-olla seda seitset taevast ja seda asja. see on midagi muud äkki, kui sa mõtled maale kõige ligemal või ma ei tea, kust see seos võis tulla, võib-olla midagi muud. teine asi, mida, okei, et inglid tulevad sellel, aga mis ma praegu mainisin, on see Khairul Melfi Shahr, et ta on parem kui 1000 kuud. et see on siis üks öö Ramadani viimases 10 päevas, täpselt me ei tea, millal. tõenäolisemalt paaritu arvuga siis Ramadani kuupäeva öö ja et sellepärast ka nagu, miks Ramadani ajal seda Jumala teenimist nagu rohkem püütakse teha, et palvetada ööpalvusi rohkem, et kui me tabame selle öö, Leilatul Qadri, siis subhanallah, me oleks justkui rohkem kui 1000 kuud olnud palvuses praktiliselt, et kui me selle öö nagu veedame Allahit teenides või isegi väikse osa sellest, et siis on juba see tasu tohutu suur. nii, aga lähme siit siis edasi. Hamza fatha kha sukun ra fatha ra ra, جيم فتحة جاء أخرج تا كسرة لام سكون تل أخرج تل همزة فتحة را سكون أخرجت الأرض ضاد ضمة ذو أخرجت الأرض niimoodi. Võtame Jakob.
أخرجت آه، أخرجت الضوء. الأرض، أخرجت الأرض. يا أخرجت الأرض. أرض طبعا لبس. أرض. يا أخرجت أخرجت الأرض. برافو، إلا أكثر كنا أخرجت الأرض. أخرجت الأرض. باقي هود. آه، يا أخرجت أرض. يونس. أخرجت الأرض. يا حمزة. أخرجت الأرض. يا يوسف. أخرجت الأرض. Väga nii, järgmine fraas, nüüd on kolm sõna siin. miim, kesra, nuun, sukuun, min, hamza, fatha, hää, sukuun, min, läm, kesra, läm, sukuun, lil, min, lil, kaaf, kesra, ki, min, lil, ki, تاء فتحة ألف صغيرة väike ألف تاء من أهل الكتاب باء كسرة بي من أهل الكتاب nii võtame siit Hamza esimesena. Te võite vabalt mikrid lahti ka jätta, siis teile teil من kinni panek. أهل الكتاب. ütle korra veel, palun. Algus läks lihtsalt ära. من أهل الكتاب. jah, hästi. Jakob. من أهل الكتاب. ja Hud. من أهل الكتاب. ja Joosep. من أهل الكتاب. ja Joonas. من أهل الكتاب. väike küsimus jälle, kas te teate Ahlul Kitab, kes need võiksid olla või kellele viidatakse Koraanis? Ahlul Kitab, olete kuulnud sellist? كتاب رامت. Kitab on Äh, raamat ja Ahl, raamatu inimesed, noh, kuidas öeldakse täpselt, see. ja väga hästi. ja keda tähistatakse raamatu inimestena? kristlasi juute, on ju, et Jah, Koraanis, väga hästi. kuna me usume ka, et nendele on ka eelnevalt on saadetud raamatud, need on kõik Jumala raamatud, mis Jeesusele rahul, kui temaga anti, on ju evangeelium ja enne seda siis Moosesele Toora. et need on kõik algselt siis Allahilt tulnud, kuigi nad ei ole säilinud tänapäevani siis selle algsel kujul. nii, siis võtame siit edasi. Ain, kesra, nuun, sukuun, ain, daal, fatha, da, ain, da, ذال كسرة jää sukuun the. tegelikult siin ma võiksin panna kokku järgmisega. Dhäl kesra jää sukuun läm sukuun dhill. Inda dhill. kuna siin me tegelikult praktiliselt seda jääd nagu ka välja ei häälda pikalt, et ta nagu läheb siin kokku. Dhill. Ain fatha ra sukuun ar. Inda dhill ar. Shiin kesra shi. عند ذي العرش. nii, võtame Hud. عند ذي العرش. hästi, Joonas. عند ذي العرش. hästi, Hamza. عند ذي العرش. ja Jakob. عند ذي العرش. ja Joosep. عند ذي العرش. ja see dhääl võid natuke pehmemalt nagu keel hammaste vahel. Dhil arshi, dhi. عند ذي العرش. hästi, palju parem nüüd. nii, võtame järgmise. jää fatha miim sukun jäm. nuun fatha nä, jämnä. عين ضمة واو سكون عو يمنعو. نون فتحة لام سكون نل يمنعون ميم فتحة ألف سكون ما يمنعون الماء. عين ضمة واو سكون عو يمنعون الماء. نون فتحة ن يمنعون الماعون. nii
siis võtame siit Joosep sinu esimesena. إيه، يمنعون الماعون. väga hästi. Joonas, يمنع الماعون. proovi uuesti. Jämna'uunel ma'uun või يمنع jah, يمنعون اليم al-ma'uun. ma ise ütlesin ka see on nagu الماعون. jah, me oleme harjunud, kui me Koraanist seda lugeme, me seda loeme, siis me seda kohta siin, seda fathat lõpus tavaliselt ei häälda välja. või üldse tegelikult neid fathasid, käsasid, tammasid, kui me peatume mingi salmi juures Koraanis, mingi aja juures, et siis me ei loe neid lõpuvokaali märke. Aga siis Jakob järgmisena. Siin oleme siis ikka. يمنعون الماعون. ütle veel seda lõppu ilusti. يمنعون الماعون. ja ma loen selle õigeks, kuna ma ise selle jätsin ka vahepeal selle ilma selle fatata, et siin me nagu loeme selle fataga välja, aga see ei ole otseselt viga, et kui me آه. Koraanis tegelikult me ei loe seda, aga praegu harjutatult me loeme neid lõppe ka. aga ma ise ütlesin ka seda niimoodi kuidagi juba see on ilma lihtsalt selleta. يمنعون الماعون. Al-ma'un, nuun on, et ma mõtlesin seda lõppu معون. ei öelda, et seda fathat, kui me Koraani loeme, siis me ei ütleks seda välja. aga siin lugedes اوكي. me võime harjutades, me võime öelda seda. et araabia keeles üldse on selline reegel, et me peatume alati nagu nii-öelda nagu sellisel sukuunil mingis mõttes võib öelda, et kui me räägime ka, kui araablased räägivad, kui nad lause lõpetavad, siis nad reeglina ei ütle neid viimaseid vokaalimärke, käsrat, tammat välja. et nii tavakõnes ja ka Koraanis näiteks, et peatudes. Hästi. Jakob vist oli, kes luges viimati, siis Huud. يمنعون الماعون. hästi, Hamza. يمنعون الماعون. jah, aga jah, nii nüüd tuleb eriti pikk. Ma võib-olla selle jupitan ka niimoodi, et võtan selle osa ja siis selle järgmise, aga proovime kõik ilusti kokku lugeda. Vau, fetha wa, hää damma hu, wahu, vau, fetha laam sukuun wal, wahu wal, ghain fetha gha, wahu wal gha, faa damma waaw sukuun fu, وهو الغفور. را ضمة لام سكون رل، وهو الغفور. واو فتحة و، وهو الغفور دال ضمة واو سكون دو، وهو الغفور الودود. دال ضمة دو، وهو الغفور الودود. nii, teeme niimoodi selle osa praegu ja siis pärast loeme selle järgmise. et võtame siit Joonas näiteks. و see و Wa, و س al-Ghafuru, الغفور wa, اليدون al-Wadud, al-Wadudu. ودود jah, hästi. Joosep, وهو وهو الغفور الودود ja siin praegu peatame al-Wadudu, selleni loeme praegu. Jakob, nii, sul on mikker kinni, Jakob. أيوة. وهو الفخور. Al-Ghafur, Ghain on see, vaata, siin on hea أيوة. tegelikult see, et kõigile tähele panna, et Ghain ja Thä on kõrvuti, et need tähed vahepeal ka kipuvad segamini minna ja siin te näete väga hästi, et Ghain on selline sõlm, mis on madalam ja noh, trükis ta tihtipeale kirjutatakse nagu sellise kinnise sõlmena, et kus ei ole seda auku sees, on ju. et Thä صح. samas on kõrgem ja tavaliselt on noh,
kirjapildis nagu trükitult on tal selline auk ka niimoodi, et see on nagu hea koht, et kus näha erinevust. aga jah, palun. وهو الأخو Wahual ghafuuru. وهو الغفور Nüüd ma kuulsin R-i. Wahual ghafuur, ghain, proovi öelda ghain. Kurguhäälik aha, غين jah, غين ghain. väga hästi, jah, seda just ongi seal vaja. وهو jah, الغفور väga hästi, jah. آه وهو وهو الغفور ال- و أتى. وهو الوخو Wahual ghafuuru. وهو الغفور و مم، 3 tähte mis see veel. oli? Dääl oli see. Da oota, du Al-wadu, jah. wadu wud Al-waduudu. et siiani. wadu wadu Al-waduudu, jah, hästi. ah. Hud, وهو الغفور الودود. hästi. Hamza, وهو الغفور وهو الغفور ودود. ütle veel korra, sul siin natuke midagi jäi nagu keskel. وهو الغفور الودود. väga hästi. nii, nüüd vist sai kõik, said kõik lugeda, lähme järgmise juurde. või noh, sellesama, tegelikult see on üks fraas kõik, aga me jupitame selle niimoodi siin praegu õppides. Dhääl, dhamma, vau, sukuun, laam, sukuun, dhul, dhul, ain, fatha, raa, sukuun, ar, dhul, ar, shiin, kasra, laam, sukuun, shill, dhul, arshil ja vaadake, siin on hästi huvitavalt miim kirjutatud, mis on selline väga ebatavaline, justkui nagu ei oleks teda, seal on miim on niimoodi seal selle läämi küljes. miim, fatha, mä, dhul arshil mä, jiim, kasra, jää, sukuun, ji, dhul arshil maji, daal, dammadu, dhul arshil majidu. nii, Hamza. دول عرش dhul, dhul, ذو العرش المجيد. hästi. Jakob, ذو العرش المجيد jah. Hud, ذو العرش المجيد. jah. Ma loen ka õigeks, me võime Tomma öelda välja, aga ma ei ütle, et see vale on, kui see ei ole. Joonas, ذو العرش المجيد. hästi. Ja siin oli käsra siis al-arshi i-ga. Joosep, mul on küsimus. jah. Kas Koraanis öeldakse seda tammat või ei öelda? Et see, kas see on nagu kohustatud öelda seda või? me ütleme seda siis, kui me jätkaks sealt edasi kohe ka, et kui me peatume seal kasvõi niimoodi, noh, korraks, kui ta on, või ükskõik mis koht näiteks on ka need kuskil salmi lõpus või lihtsalt, kui me ka peatume näiteks, et hinge tõmmata, et siis me ei loe seda Okay. tammat ega ühtegi nagu sellist vokaalimärki seal lõpus, jah. Aga kui see läheb edasi, siis me loeme seda tammat, jah? jah, Et täpselt, kui et siin on ei samamoodi jää- näiteks vaata, noh, ütleme näiteks sa loed seda kogu seda fraasi, sa loed näiteks وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد on ju Mhm. niimoodi ja siin peatud, aga näiteks kui sa siin keskel näiteks ütleme noh, ütleme lugesid ka eelnevaid mingeid asju sealt ja siis sa peatud siin, et Jah. وهو الغفور الودود ja siis hakkad Mhm. nagu uuesti nagu, et وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد, et jah, see on nagu selline reegel, et mida võib jah meeles pidada, et eriti salmide lõpus, aga ka salmide keskel, et kui me seal peatume korraks, jah. Selge. nii, kas meil oli, mul läks meelest järjekord, oli Joonas, Joosep, Jakob, kes meil oli praegu? minu kord. okei, Joosep, ذو العرش المجيد. jah. kas kellelgi jäi veel vahepeal lugemata?
siin Joonas, Jakob, te lugesite? jah, ma okei okay,, lugesin. hästi, jah. nii. Aga siis lähme järgmise juurde, jällegi üks päris pikk. Jällegi üks fraas, see on 1, 2, 3, 4, 5, 6 sõna. Jällegi teeme niimoodi kuskilt poole peal niimoodi peatame. لام فتحة لا، قاف فتحة دال سكون لقد، خا فتحة خاء لقد خاء، لام فتحة قاف سكون لق، لقد خلق، نون فتحة لام سكون نل. et siin jällegi võtame isegi selle alifi ja kaks alifit võtame vahele. لقد خلقنال، حمزة كسرة، نون سكون إن، لقد خلقنا الإن، سين فتحة ألف صغيرة ويك ألف سا، لقد خلقنا الإنسان، نون فتحة ناء، لقد خلقنا الإنسان. nii proovime nüüd lugeda. Võtame siit Joosepi esimesena. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. okei, sa lugesid juba kõik hästi, tubli. aga jah, see on võib-olla tuttav teile ka juba Koraanist. nii, Jakob. لا خلق دا oota jah, rahulikult. لا ka oota لا ka kuidas ma ütlen nüüd, ma mis tean, ma täht see tegelikult on? tean seda. kas sa tead, mis täht ka on see kohe? seal jah, see kalkala, see nagu põrgatamise reegel oli selle tähe juures, sellepärast on ka roheline ta, aga mis täht see oli? sul vist enne ka läks see meeles siin. kes aitab tähega, mis täht oli lihtsalt? kuidas? لا قada Laqad, dääl, nõrk nagu لا D. قد ja لا قد oota لا خلق لا oota لقد خلقنا الإنسان في Al-insaan, teeme jupi kokku إنسان praegu veel ja teeme siiamaani. إنسان okei في teeme إنس niimoodi. Ma loen selle ühekaupa veel ka ette ja siis saame ja korraga teha selle niimoodi, et kõik siis loevad juba selle ka kõik, et kuna te tahate vist seda ka lugeda. Fää kesra, alif mad fi, hamza fatha, hää sukuun fi, siin peaks olema 4 nagu vokaali siis. siin fatha sä, fi sä, نون كسرة ني، في أحسن، تاء فتحة قاف سكون التاء، في أحسن تق، واو كسرة يا سكون وي، في أحسن تقوي، ميم كسرتين مين، في أحسن تقويم. nii, nüüd sa võid lugeda lõpuni siit selle. Jakob vist oli sina, on ju? ja في أحسن تقوين miim on lõpus, takuviim. vabandust jah, في أحسن تقويم takuviim, vau, تقويم jah, hästi. nii, Hud, مهم. لقد خلقنا الإنسان إحسان تقويم. loe veel korra. لقد خلق الإنسان في إحسان تقويم. ja fi ahsani, mitte ahsani, في aga أحسن. ahsani, jah, hästi. Päästelt see nagu peab sa nagu pikendasid natuke. siis Jakob, ei, vabandust, Joonas. kas Joonas on meil olemas, võib-olla mul on mingi internetiprobleem siin. ma ei kuulnud, kas sa ja ütlesid võib-olla, mind või? võib-olla, ja ma ütlesin, aga võib-olla mul on mingi netijama siin. aga jah, proovime lugeda. لقد الإنسان في خلقنا الإنسان، لقد الإنسان خلقنا، خلق. خلقنا Mhm. الإنسان في أحسن تقويم. tubli. ja vist oli ka, kui ma ei eksi, Hamza oli veel vist jäänud.
لخلق الإنسان في rahulikult, vaata, loe uuesti. لخلق laqad, الإنسان laqad, لقد إنسان في vaata الف rahulikult, ära loe nagu peast või kuidagi, aga vaata teksti. laqad khalaqanal. لخلق Rahulikult, vaata tähekaupa, ära, võta üks sõna, võta loe üks sõna kõigepealt. ei ole, mis täht لخلق see teine on? see on قاف jah, ja kuidas sa loed siis seda kaafina? لقد jah, laqad, لقد ال- laqad, see on üks sõna, laqad on üks sõna ja siit edasi läheb järgmine sõna. لقد jah, ja kuidas see teine sõna on? لقد ال- Khalaqana, لا خلقنا ei ole la khalaqana, laqad on üks sõna alguses لقد ja siis tuleb teine sõna khalaqana. خلقنا jah, hästi. آه، في أي Ä- إنسان Al-insana, jah. الإنسان في Mhm. في ال- في أحسن, الأحسن ei ole fil ahsani, on fi ahsani. في أحسن ت- تقويم Taqwiimin, miim on see. تقويم jah, hästi. Mul on seda nii-öelda seda 45 minutist või 40 minutist, mis Zoom annab nagu, kui ei ole seda subscription'it, on minut 45. teeme niimoodi, et ma loen selle lihtsalt nendele, kes järele vaatavad, siis nagu ette ja siis me alustame uuesti ja harjutame teiega, võib-olla läheme ka järgmise tunni juurde, aga praegu lihtsalt loen need kaks kohta ette lihtsalt niisama. Hamza, Fatha, Ain, Sukun, طا فتحة يا سكون طي طي نون فتحة ألف صغيرة نا أعطينا كاف فتحة لام سكون كل أعطيناك كاف فتحة واو سكون كو أعطيناك الكو تا فتحة ثا أعطيناك الكوثر را فتحة راء أعطيناك الكوثر. ja viimane sõna Hamza فتحة ألف مت لام سكون همزة فتحة ألف صغيرة نون فتحة ن الآن. nii, aga praegu sellega selle tunni lõpetame. Ja teiega ma tulen tagasi, et alustame lihtsalt uuesti, võite uuesti liituda lihtsalt. Ja siis võib-olla võtame ka järgmise tunni kohe otsa. aga kohtume siis inshallah kohe. Mhm.